ning tema vastaseks saabub ringi punasesse nurka Eesti võitleja Sigrid Kapanen. I'ma keep it 0-1, 0-0-1, bitch. I don't really fuck with nobody. Now they all mad, they can't stop me. Give a fuck if you got me. Bitch, I still know they all watching. Bitch, we all know they still watching. We can see it in the comments. I don't really fuck with you, shawty. Now I know she mad, she can't got me. Give a fuck, bitch, I got it. Everybody know that I got it. Everybody know that I'm solid. You can see it in my wallet. Running through bands on the daily. Running through flash by weekly. We beat. Gonna do gas, I'm crazy. What the fuck is your ass trying to see me? They beat. Plotting on me and that shady. Last year the same to hate me, pussy. Got it on me, bands lately. Everybody wanna be famous, not me. I'm in 13, black shirt, black jeans, black nails, everything on black on me. Toimub siis Muay Thai reeglite kohaselt kaalukategoorias kuni 63 kilogrammi kestusega 3 × 3 minutit ja ringikohtunik on Meit Voog. Esimene siis naisesindajate omavaheline mõõduvõtt ja Sigrid Kapanen siis punases ringis nii-öelda esindamas Eesti värve ja tema vastas siis Eveliina Rauhansalo. Soomest võib öelda, et üks tuli siis Gorilla Biscuitsi New Directioniga sisse, ehk siis selle ta ütles ise. Ehk siis üks oli punk ja teine oli hip-hop, Omen 13 LED oli vist. Ja võib öelda, et hip-hop on siiamaani valdav olnud. Et näis, kuidas see õhtu lõpuks on, aga see on ainult minu lõpuks arvestus. Igatahes Meit Voog on järgmise matši nüüd põhimõtteliselt avatuks kuulutanud ja Sigrid Kapanen vist antud hetkel võib öelda, et on vägagi unikaalse rekordi siin Eestis teinud. Ja, et ta on võitnud tiitlid nii kickboksis, Muay Thais kui ka klassikalises boksis. Ja kõike siis väga lühikese aja jooksul, et paari kuu sees. Et sellist tulemust ei ole ükski nii-öelda õrnema soo esindaja kindlasti saavutanud ja ma ei mäleta, et oleks üldse ükski võitleja sellist asja saavutanud, et sellise paari kuu jooksul 3 erineval alal, võitlusspordi alal võita nagu Eesti meistritiitelt. Ma miskipärast arvan, et meestes isegi ei ole see tänasel päeval enam võimalik. Jah. Aga no mine tea, võib-olla tuleb keegi, kes nagu meid igatepidi, kuidas öelda, proves us wrong. Aga algus on ja tegelikult mõlemad väärivad teineteist. Ui. Ja siin kasutas nüüd soomlanna kõvasti jõudu. Jah, põhimõtteliselt võib öelda, et siin väänas pikali, isegi ei viinud nagu maha, vaid väänas pikali. Aga klintsi lähevad on mõlemad üsna kergelt ja tegelikult kasutavad mõlemad ka põlvi päris korralikult seal klintsis olles. Ja Sigridi puhul siin oli kombinatsioon, et vasak parem sirge pähe, vasak kehast ja selline klassikaline maksa kombinatsioon, et saada seda... Oi, kui ilus! Käed töötavad hästi, et... Just, jah, siin on näha, et Sigrid on tegelikult päris boksi ka teinud ja need kombinatsioonid, mida ta kasutab, et need ikkagi tegelikult käte kombinatsioonid, need ikkagi tegelikult on päris head olnud siin praegu. Juba see natuke, mis ma näinud oleme. Ja see maksalöögid on nagu võetud sihtmärgiks on näha või neid kombinatsioone on õpitud. Ainuke asi, mida ma tahaks tehniliselt öelda nende maksalöökide puhul on nagu kombinatsioonid on head, aga löök on natukene liiga otse. Peaks natuke alt üles minema see tead see löök, et väike nõuanne. Ja et ei vii veel kopsust õhku välja, eks ole? Ja, absoluutselt, et ta ei ole nii täpne. Aga kombinatsioonid on ilusad ja kiired, et hästi sisse õpitud. Lihtsalt see löögi trajektoor või suund võiks olla natukene teistsugune. Ja see muidugi muutub olenevalt vastasest ka, vastase pikkusest ja kõigest sellest. No praegu on Sigrid, eks ole, lühem selles matšis, et
jah, ja siin see vahe on ikkagi täitsa arvestatav. Ja seda on näha, et siin on 13 sentimeetrit on pikkuse vahet, et selles mõttes. Aga vaadates, kuidas matš on kulgenud, siis ega Evelina Rauhansalu ei ole suutnud seda oma pikkuse eelist küll kuidagi ära kasutada. Pigem on suutnud Sigrid sinna distantsi sisse minna ja seal sees need löögid ära teha. Ja nagu te märkasite, siin tuli kohe väga ilusti kerge naeratus huulile ja võib öelda, et Sigrid on alustanud enesekindlalt. Ja peale esimest raundi ega sellist suurt väsimust näha ei ole. Ja ei kindlasti mitte, et Sigrid on ka pigem, minu silmade läbi pigem selline füüsiliselt tugev võitleja. Ta just mängib nagu füüsilisega, nagu kestab ülevastased igas mõttes, mitte ainult vastupidavus, vaid ka jõud. Ta on füüsiliselt väga võimekas võitleja, et see, ma arvan, kindlasti täna probleemiks talle ei saa. Need head kombinatsioonid ka siin esimeses raundis ja kui rääkida, siis võib-olla selle Soome võitlejast, siis tal võib-olla veidi vähem kogemust profi tasemel. Üks matš, üks võit, kuigi vanust on siis 13 aastat rohkem. Pikkust ja vanust mõlemad 13 aastat või 13 aastat ja 13 sentimeetrit vastavalt. Aga jah, siin samas on antud ka teine statistika, kus tal siis on 12 võitu, 6 kaotust, et matšidest, mis ta on pidanud. Aga see siis tõenäoliselt veidi teine tase. Ja Sigridilt jälle ilus sirge, nagu küll ei olnud tugev, aga tabas märki. Ja päris pikalt laseb siin Nate Bogan tüdrukutel klintšis nagu tegutseda. Ja selles mõttes tegelikult olid mõlemad aktiivsed ka ja põlvedega oli neil ruumi ka tööd teha seal, et nagu sellist päris sidumist ei olnud. Ja nüüd nagu tegelikult peab ütlema, et on Rauhansalu ennast tööle saanud, on leidnud mingi sellise distantsi, kus tal on hea töötada. Jah, aga tabamused, ma ütleks, lähevad ikkagi pigem Sigridile, kuigi siin klintšis, jah. Ütleme, et praegu Sigridi asemel püüaks seda klintši veidikene hetkel vältida. Ja nüüd hästi front kick jalaga lükkas nagu Rauhansalu korraks eemale. Jah, aga eks siis kui ta jõuab ja suudab, siis tegelikult need frontkickid peaksid olema just need asjad, millega pikemana nagu seda matši enda kasuks hoida. Siit nägite taas Rauhansalut seda tegemas. Ei, seekord, sorry. Ja et siin need momendid, et kui vastane lööb jalalöögi mööda, et seal Sigrid jääb praegu aeglaseks, et oleks vaja lihtsalt distants kinni võtta, kuna tal on see vastasel on pikkuse eelis, et iga võimalus tuleb ära kasutada, et saada oma distants kätte. Jah, ja lühemana, eks neid riske tuleb võtta seal. Aga tõepoolest, jah, kui see löök tuleb, et siis tuleb see samm sisse teha ja oma löök ära teha. Hea löök kehasse siin, aga sealt oleks nüüd jätkata. Nüüd jätkas väga hästi ja toimis ka tegelikult. Ja, aga Sigridil on kuidagi nagu see, et see klintš praegu väga hästi ei toimi. Ei toimi, jah, et no hetkel võib-olla sellel korral nagu sai nagu rohkem tavamusi põlvega ja suutis selle klintšiga lõpetada. Jah, et siin võib-olla ongi klintšis ka see teema, et vastasel natukene võib-olla pikemad jalad või ta on pikem, et siis ta saab neid põlvi ulatab kõrgemal lüüa ja mugavamalt võib-olla. Et võib olla ka see variant, aga jah, tõesti seal klintšis nagu ei tööta hästi praegu Sigrid. Jah, et Sigridil võib-olla, meie ei ole treenerid, aga jah, võib-olla püüaks rohkem neid kombinatsioone otsida ja võib-olla siis kiirelt ka välja liikuda, et seal, kui ta läheb neid kombinatsioone sooritama, et siis tegelikult praegu
siin teises raundis Evelin Rauhansalu sai ta tegelikult kätte ja viis asja sinna nii-öelda klintši, kus siis nagu pikemal on tegelikult eeliseid, et me siin just enne seda matši nagu natukene rääkisime vast glitch-koode nii-öelda boksitehnikast, et see on selline tüüpiline pikema võitleja võimalus, et kui vastane liiga lähedale tuleb, siis seota ära ja kaugemalt teed neid omi lööke. Ja, et Sigrid alustas seda matši väga hästi nende kombinatsioonidega, käelöögid, mis lõppesid maksa, olid väga ilusad kombinatsioonid, aga ei ole seda täpsust või kergust leidnud nendest kombinatsioonidest enam. Jah, see esimeses raundis oli tal tõesti siuke väga hea selline enesekindlus ja otsis rahulikult. Jah, vot nii, just täpselt neid asju ta peab tegema. Ja väga ilusti liikus välja, et olgugi, et Rauhansalu sai korraks jala kätte, siis ilusti liikus praegu välja. Ja Sigridil on tõesti see probleem natukene, et ta jääb ootama, et ta tegelikult teeb need petted ära. Ja nüüd oleks vaja minna juba, et natuke hiljakselt nöörist välja tulemisega, et nöör tõukas teda hästi, tegelikult oleks pidanud murdosa sekund kiiremini alustama kombinatsiooni. Ja jällegi veidikene hiljaks, et... Jah, jäi võib-olla ootama, et oleks pidanud sellest situatsioonist üldse välja liikuma. Ja tal nüüd tuli ilusti. See oli nüüd suhteliselt huvitav soovitus treeneri poolt, et ei löö haake, aga seal oli see moment lihtsalt, kuna sul on pikem vastane, siis raske on ulatada, et viskas 1-2 sirge välja sinna, et seal oli ka see haak jäi natuke lühikeseks. Ja need soovitused tulevad tegelikult ka nurgast. Et 1-2 jah on põhiline, ja siin ka, et vasak läks otsa, aga paremat ei tulnud enam. Jah, et tegelikult siit kõrvalt on jube hea õpetada. Absoluutselt, on lihtne hea, aga Siis ta tegelikult läheb džäbiga, läheb ilusti sisse, need asjad lähevad läbi, et tegelikult tee see 2 lööki ära ja liigu välja. 2 lööki ära, liigu välja, et see välja liikumine nagu ei tule tal praegu just loogiliselt. Hästi tegelikult lõi paremaga, aga sai selle meat kick'i sinna pihta jalaga kohe. Kui tehniliselt vaadata, siis ma ikkagi ütleks, et Sigrid Kabanen on ikkagi rohkem teinud, aga jah, üllatavalt võrdne on see matš selle juures. Ja nüüd tuli ilus franki. Lihtsamaid lööke oleks vaja ja veidi keeruliseks ajab Sigrid neid asju enda jaoks. Et rohkem sirge kombinatsiooni ja lõppu mingi muu löök, et... Ja need löögid tegelikult, mis ta teeb, näed, lähevad ilusti kohale. Ütleme niimoodi, et tänase õhtu kindlasti kõige aktiivsem nurk on vähemasti siiamaani Sigridil. Ja sellega on 3. raund peetud. Ma ei tea, minu arust vähemalt kõige võrdsem matš ka. Siiamaani küll, jah, et ütleme, et kui me nüüd viskaks kodumaised prillid eest ära, siis väga keeruline otsustada tegelikult. Ja mida mina ise arvan, või mulle tundub vähemalt, et nagu Sigrid jättis palju tegemata, mida ta oleks saanud teha tegelikult. Et ta juba selle juures, mis ta tegi, oli nagu okei, aga ta oleks saanud palju paremini, ta jättis palju tegemata nagu neid asju, mida oleks vaja olnud teha. Jah, ma olen täiesti nõus, et see algus oli tegelikult väga hea ja ma ei tea, kas ta siis ise uinus või ei osanud oodata, et vastane tuleb teises raundist edasi tagasi. Et selline pinge, nagu ma mainisin algus ka, et ta on väga jõuline, füüsiline võitleja, see vahest maksab kurjad kätte sulle endale ka, et sa lähedki, üritadki kõvasti lüüa, lähedki liiga pinges, sul ei ole seda lõtvust enam, et visata neid lööke lihtsalt välja ja lüüa pihta, et sa hakkad nagu nii-öelda raiuma
et mulle tundus, et natuke nagu jooksis kinni ja üritas kõvasti lüüa. See tekitab probleeme, et ei olnud enam vabadust, et kombinatsioone korrektselt sooritada. Aga vaatame kohe, mida kohtunikud arvasid asjast. Jah, ja paistab, et Kool D on ringi astumas otsusega. Võitlejad on valmis. Ja siit tuleb ametlik otsus ning võit läheb punasesse nurka. Sigrid Kapanen! Ja tuli ära võit punasesse nurka, ehk siis Sigrid Kapanen võttis Eveliina Rauhansalo üle võidu. Ja peagi tuleb talle ka ma arvan, et teenitult, kuigi me nägime siin võimalusi palju paremaks soorituseks. Ei, loomulikult teenitud, et noh, piisas sellest võiduks, aga noh, ma arvan, et ta ise on ka sellega nõus, et ja treener kindlasti, et oleks saanud palju lihtsamalt. Ja auhind üle antud, nüüd ma usun, et on meil põhimõtteliselt see hetk, kus ütleme, et teeme väikse pausi ja oleme tagasi ja peale seda siis juba järgmise matšiga, kus omavahel lähevad kokku Marko Sults ja Roman Jariš ehk siis Eesti-Ukraina matšiga.